Tervitus teile, lugupeetud spordisõbrad. Tartu suusamaratoni ärajäämisel on neliküritus amalaks nüüd Tartu jooksumaraton. Stardikäika Otepääl Tehvandi suusastaadionil. Põhidistantsi pikkus 23 kilomeetrit, siit minnakse, lõpetatakse Elvas ja suuresti järgib see rada ka Tartu maratonitrassi. Aga 10 kilomeetri rajale ja 10 kilomeetri kepi kõnnirajale minnakse juba siis Elvast tervisespordikeskusest. Aga kui tulla selle põhidistantsi juurde, siis mullust võitu kaitseb tänavustel kodustel jooksudel võidult võidule lipanud Roman Fosti. Ega sinu puhul muudest eesmärkidest rääkida ei saagi, kui võitjana pead sa siin lõpetama. Ja täpselt nii, et kohustus on ette pandud ja lähen rajale ikkagi võidumõtetega. Mis tähendab, et millal sa konkurendid maha jätad? Küsime kohe otse. No vaatame, kuidas enesetunne on ja kuidas konkurendid on, et lähtuvad sellest. Vahefiniši võit 6 kilomeetri alguses. Ja kindlasti üritame. No sel ajal sa peaksid juba eest ära olema. Eks näis. Aga mida soovitad nendele, kes tulevad sinust 5 minutit, 10 minutit, veerand tundi tagapool? Soovin kõigile nautida ilusat ilma, ilusat maastikku ja teha sporti enda tervise jaoks, mitte et kedagi võita. Kas sa räägid iseenda ideaalidest, sest palju sul aega seda loodust seal vaadata on või siiski? Siiski ikka on, et mulle väga meeldib need rajad ja Lõuna-Eesti maastik on väga kaunis, nii et siin tasub treenida. Uus lustlik liikumisviis on sama hästi kui leiutatud. No ikka. Et see on nagu tandem kepikõnd oli, et siis me võime panna seda niimoodi pikalt rongiga, nagu vaja on. Mitmeliikmeliseks saab siis teie vormis inimesi rongi panna? 7. 6. Täna on 6. Jõuluks koju ja tark ei torma, nagu silt ütleb. No seda ei maksa päris tõsiselt võtta. Vaata, rokimäng algab kell 5 juba, nii et me peame siit alla 6 tunni täna sibama. Ja ikkagi lihtsam kui äia juures põldu teha, nii et. Ja selles mõttes on mees oma otsustes täiesti vaba. Ta võib kõike teha, mida naine käseb. Nii lihtne see ongi. Number on peal, nüüd pääsu pole, tuleb minna. Jah, tuleb. Väga väärikal moel emadepäeva tähistama. Siuke mõte oli. Ja abikaasa andis oma õnnistuse ja kaasa ei tulegi. Ei tule, see aasta ei tule. Muidu ta ikka jookseb küll minuga. Nii et seekord läheb siis tugevam pool. Jah. Mis plaaniga siis rajale minna? Lõpetamise plaaniga. Ma ei tea, enne finiši sulgemist. Ma ei tea. Ehk ühesõnaga väga... Üle 2 tunni läheb kindlasti, ma arvan, loodan alla 3. Igal juhul mingi plaan on paigas. Ja. Ehk väga rahulikult tuleb võtta. Jah, mina kavatsen väga rahulikult. Kell 11 pühapäeva hommikul on aeg käes. Suure stardilina ees mullune võitja Roman Fosti ning Tartu nelikürituse läinud hooaja parimad Allar Soo ja Signe Parm, kes muide sihib juba oma 7. nelikürituse võitu. Nii minnakse uuenenud ja uhkelt Tehvandi keskuse staadionilt, mis eeloleval talvel võõrustab nii murdmaasuusatamise maailmakarika etappi kui Euroopa lahtiseid meistrivõistlusi laskesuusatamises. Palju oli neid, kes tänavust heitlikku kevadet silmas pidades hoolega uurisid, küll Norra, Vene ja mõistagi meie oma ilmaprognoose. Peikemaid ja lühemaid, aga ju küttis see jooksjate vägi ilma kraad soojemaks ning ajas pilved kõrgemaks. Ähvardasid need tumedad pilved Otepää kohal, mis nad ähvardasid, kuivaks jäid jooksjad ja Otepää Elva vahelised teerajadki. Mis sa hing veel tahta oskad? Baltikumi suurimale maastikujooksule SEB 32. Tartu jooksumaratonile oli end seekord nii pikema kui lühema maa peale kokku pannud kirja üle 4000, täpsemalt 4332 jooksjat. Neist põhidistantsile 23 kilomeetrisele teekonnale Otepäält Elvasse Tartumaa tervisespordikeskusesse 2118 jooksjat ja 282 kepikõndjat. 9 riigist Eestist, Venemaalt, Lätist, Soomest, Poolast, Hiinast, Taanist, Suurbritanniast ja Rootsist.
4 riiki, Šveits, Hispaania, Austria ning Tšehhi lisandusid veel lühemalt maalt. Nii et kokku 13 riigi jooksjad ja kepikõndjad. Kui stardikurvis oli Roman Fosti juba oma 4-5 meetrit teistest ees, siis 300-400 meetrit hiljem, veel Otepää keskel, oligi ta juba üksi eest ära jooksnud, kes on meie jooksumeestest nii masendavalt teistest üle olnud Tartu jooksumaratonil. Aastate eest sel rajal Vjatšeslav Košelev ja loomulikult Pavel Loskutov. Järgmist gruppi veab keskmaa mehena tuntud Rauno Laumets. Ju ta siis vahefiniši võitu jähtima ei lähe, mis 1.51 jooksnud 800 meetri mehele ehk isegi jõukohane oleks. Tema taga Ivar Ivanov, Raidomit, Dmitri Aristov, laskesuusataja olümpiamees Kauri Kõiv, Ralf Lipp, Tõnu Lillelaid, 5 olümpial võistelnud Indrek Tobreluts, Hasso Paap, Urmas Peiker ja Anti Puustus. Esimene vahefiniš on Kirikukülas 6. kilomeetri alguses, selja taha jääb siis 5,3 kilomeetrit ja eks aastate jooksul on olnud siin ka õnneotsijaid, kes on tahtnud püüda just nimelt seda esimese vahefiniši võitu. No tõsi, selleks tuleb väga heas tempos ikkagi üle 5 kilomeetri vastu pidada. Aga täna tundub, et küsimust ei ole. Roman Fosti on tänase jooksu täielik valitseja. Muidugi on Roman Fosti Kirikukülas esimesena. Vahefiniši võidu preemia on taskus. Ümber Viljandjärve jooksul ta väiksemaid võite jahtima ei läinudki. Siin on aga tasemevahe konkurentidega ilmne. Rikkust ja köha ei anna ju varjata, nagu head jooksuvõrru. Ligi paarsada meetrit on vahe, siis tuleb teisena Rauno Laumets, 23-aastane Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna tudeng, kes ümber Viljandjärve jooksul lõpetas tublil 5. kohal. Seni on ta aga võistelnud vaid keskmaa jooksus, 1500 meetri mark 3.52, 800 nagu öeldud 1.51. Oma 40 meetrit tagapool tulevad Ivar Ivanov, 2.38 maratoni jooksnud Tõnu Lillelaid, Dmitri Aristov ja Raidomit. Ja samas nägemisulatuses on kohe Anti Puustus ning Eesti lipukandja Sotši taliolümpiamängude avamisel Indrek Tobreluts. Tema oleks võinud tegelikult jooksjanagi leiba teenida, väga andekas jooksumees kõigile lisaks. Seejärel jõuavad vahefinišisse riburada Ralf Lipp, nüüd tahapoole vajunud Kauri Kõiv, seejärel Hasso Paap, Urmas Peiker ja Sander Hannus. Esimene naine, tunamullune võitja Evelin Talts, kes vigastatuna kuuldavasti kohal ei pidanudki tulema, on aga konkurentidele halvaks üllatuseks rajal ja nii esimese 100 lõpus. Kauneid metsateid pidi toob rada võistlejaid pikki tegelikult ka Tartu suusamaratoni rada siia Hellenurme tee risti, kus muide paar kilomeetrit eemal oli kunagi paar aastakümmet tagasi ka maratoni finiš. Siis lihtsalt ei olnud lund nii palju, et oleks saanud kaugemale viia. Jutt muidugi Tartu suusamaratonist. Aga siin siis on tavaliselt terad juba Sõkaldast eraldunud. Üks vahefiniš on veel, see on siis 4 kilomeetrit enne finišit, aga siit jääb lõpuni veel 10 kilomeetrit. Pärnust pärit Roman Fosti sooloetendus tõeline tuluõhtu Otepää ja Ilva vahel jätkub. Ka sellel pikal sirgel lõigul ei näe veel lähimat konkurenti, kui juba 13 aastat tagasi keskmaa mehena Eesti koondisse jõudnud Roman kergel sammul finiši poole liigub. Kes kahtleks veel tema võidus? 50 sekundit liidist taga tuleb aga tõeline üllatusmees Rauno Laumets oma esimesel pikal jooksul. Veidi pikem ju poolmaratonist, kui on Tartu jooksumaraton oma 23 kilomeetriga. Temaga ei osanud nüüd küll vahest mitte keegi kõrgete kohtade jagamisel arvestada, aga siin ta on 10 kilomeetrit enne finišit teisena. Tagapool näib aga olevat tekkinud pinge 21-aastane Kohtla-Järvelane Dmitri Aristov, kelle 10 000 meetri jooksumark veidi üle 31, 31, 13 tuleb kolmandana. 29-aastase võrumehe Ivar Ivanovi ees. Huvitav, kuidas ta küll suusatamisse ei sattunud. Ivanov on Tartu suusamaratonil küll saanud 27. koha, aga seda tõelise harrastajana. Ning esikolmikusse pääsulootusi heietab ehk ka Tõnu Lillelaid. Kuigi tundub, et Aristov ja Ivanov kipuvad vaikselt eest ära minema. Väike vahe on juba tekkinud. Ja Tartu jooksumaratoni finišis Elvas Tartumaa tervisespordikeskuses saab teist aastat järjest tervitada võitjana Roman Fostit. Mullu võitis ta siin ajaga 1.15.50. Tänavu on areng olnud tuntav. Poolmaratonis viis isikliku rekordi 1.05.14. Sevilla maratoni lõpetas 13. ajaga 2.20.22. Ja nüüd teist täit hooaega maratoonareid renni teinud Fosti teeb küll vägeva lõpukiirenduse. Siit tuleb parem aeg kui eelmisel aastal. Tuleb 1.15.30 ehk 20 sekundi jagu parandab Roman sellel rajal parima Eesti jooksumehe tulemust. Fosti on nüüd kahekordne Tartu jooksumaratoni võitja.
Läks kõik nii, nagu planeerisid? Jah, et oli plaanis teha maratoni tempos jooks ja tunne oli hea. Lõpus võib-olla Lias oli natukene väsinud, aga üldjoontes on rahul, et ettevalmistus Euroopa meistrivõistluse maratoniks läheb hästi. Kas sa pidasid silmas ka rajarekordid? Hea küll, see nüüd natukese kaugel, aga vähemalt iseenda eelmise aasta rekordid. Jah, et tegelikult see eelmine aasta oli ka rajarekord ja see aasta oli ka, nii et ma mõtlesin, et ma jooksen mõnusa tundega ja ütlema võrreldes eelmise aastaga oli tunne mitu korda parem. Nüüd selle hooaja suureks eesmärgiks poolmaraton ja Pavel Loskutovi Eesti rekord. Vara veel, et võtame samm-sammult ja järgnevad aastad. Aga ega sa sihikul seda hoiad? Mul on praegu motivatsioon on väga kõrgel ja tunnen, et mul on varu palju sees, et on mille nimel tööd teha. Tänavust hooaega oled väga hästi alustanud. Mille arvelt? Mis oled teistmoodi teinud? Või lihtsalt see treeningu maht on kuhjunud, töö peab ja lõpuks tulemus andma? Ja täpselt nii, et akumuleeritud kilomeetrid, ma arvan, et elu on paigas ja õiged treeningud Janne Salumäe all. Selge on ka teise koha saatus. Ja teisena ei tule mitte Rauno Laumets. Kogenud pikamaa mehed on ta selja taha jättud. Dmitri Aristov hoiab teist kohta kindlalt. Võitja lõpetamisest on möödunud 3 minutit ja 9 sekundit. Ning 3. koht kuulub Tartu linnamaratoni mullusele võitjale tasa ja targu arenenud Ivar Ivanovile. Rauno Laumets jõuab pärale 4. Veel tuli lõivu maksta kindlasti ka olematutele pikamajooksu kogemustele. Lõpukilomeetrid, kui jõuti sidedalt teelt künkalisele maastikule, saidki otsustavaks. Aga oma esimesel Tartu jooksumaratonil 4. koht, võitjaga vahe 3 minutit ja 49 sekundit. Patt oleks nuriseda. Suure lautasustamisele 12 parema hulka jõudsid lisaks Fostile, Aristovile, Ivanovile ja Laumetsale veel Tõnu Lillelaid, Antti Puustus, Ülari Kais, Deniss Korselev, Elar Vulla, Ando Õispuu, Raido Mitt ja Indrek Tobreluts. 68 meest on juba lõpetanud, kui pärale jõuab ka kiireim naine. Euroopa meistrivõistluste maratoniks valmistub Evelin Talts. 2 kuud vigastuspausi on selja taga ja Evelin kordas tunnamulust võitu siin, tehes endale muidugi ilusa kingitus emadepäevaks. Tema 10-aastane Tristan on tänagi ema ergutamas. Number vajab täiendamist, võitjaga 2014. Jah, eelmine aasta jäi vahele, siis oli teine koht, et täna õnnestus jälle võita. Emadepäeva õnnitlused muidugi kõigepealt. Aitäh, poja oli ka raja ääres ergutamas, eks see andis ka jõudu juurde. Raja peale ise ka trügib juba? No ta laste jooksu jooksis juba, jah. Kui palju sa teda piitsutad tagant? Ei üldse mitte. Et sport on selline, et ta peab ise selle valima ja ise tahtma joosta, et ma ei sunni kunagi. Kui ta ise tunneb, et tahab, laseb käia. No igal juhul ma usun, et ilusa emadepäeva kingituse tegid sa endale nüüd ise. Jah, et mul jäi siin 2 kuud jooksutreeninguid vahel, et tegin täna sellise testtreeningu, et konkurendid olid kaugel taga, et väga pingutama ei pidanudki, tegin niisuguse mõnusa tugeva trenni jooksu. Aga liikusid tõesti kergelt, no jah, väga ennast ei ole kurnanud treeningud. Jah, et aeg ei olnud, oli 5 minutit vist kuskil isiklikust aeglasem, aga arvestades seda, et ma pole veel treenima hakanudki, et jõudsin ilusti lõpuni vastu pidada, et see oligi praegu kõige tähtsam. Suve eesmärgiks on loomulikult maraton. Ja loomulikult, et järgmise nädala võtame rahulikult ja ülejärgmisest nädalast loodan, et saan juba 100% treenima hakata. Et olin siin vigastusega kimpus 2 kuud, ainult suusatasin ja aga nüüd tundub, et on jalad ja selg korras, et võin jälle joosta. Peaaegu 4 minutit hiljem naiste teisena lõpetab Tartu jooksumaratoni 8-kordne võitja Külli Pirksaar, kes suurest spordist juba aastaid tagasi eemale tõmbus. Number on uhke. Egas 9. võitu ei sihtinud nüüd? No keeruline oli sihtida jah, kuigi Evelini startimine oli mulle üllatuse hommikul, nii et teda ennem ma ei leidnud stardiprotokollist. Sind ei ole küll tõsiselt jooksuvõistlusi võtmas päris kaua aega näinud? Ei ole jah, ega päris keeruline on saanud ennast välja ajada, nii et... Ja miks siis? Kes välja ajas? Mees? Lapsed? No tegelikult puhtalt juhus, et ma lihtsalt sügisel juhtus nii, et ma jäin ilma tööta ja mul tekkis vaba aega. Ja mis selle vaba ajaga muud teha, kui minna jooksma? Nii et väga lihtne. Ja ega midagi öelda ei ole. Heas vormis liigud ikka? Jah, hästi puhanud vahepeal. 2 paremale järgnesid Kristiine Vervemägi, Anu Teppo, Reeda Tuula ja Vivianne Soots.
Kui varem tulijatele teenitud autasud kätte antud, siis tegelikult finišikoridoris alles tõsiseks tulemiseks on läinud ja praegu võib öelda, et Tartu jooksumaratoni tippvoog on pärale jõudnud. Aga meie tuletame korraks meelde seda, mis sündis eile Tartus, Tähtvere spordipargis, kui lastejooksul tegi kaasa ligi 4000 osalejat. See oli vägev sissejuhatus pühapäevale. Pigem olid lastejooksud Tähtvere spordipargis justkui omaette märgilise tähendusega. Kokku 3718 last jooksurajal. Seda ei ole me siinkandis veel näinud. Kõige arvukamalt oli seejuures tillujooksjaid. 2858 eelkooliealist jooksis 400 või 800 meetrit. Kas sulle meeldis? Jaa. Mis sulle kõige rohkem meeldis? Jooks. Mis selle jooksu juures meeldis? Jooksmine. 1 kilomeeter jooksin, 1 kilomeeter kõndisin. Kas oli raske? Nüüd juba teine kord, siis ei ole nii raske. Väga ärevil olin ja natuke kartsin. Mida sa kartsid? Jooks, et äkki on nii raske või midagi. Aga kuidas tegelikult oli? No kuna ma ei ole nagu viimasel ajal väga palju jooksnud, kuna mul oli varba põrutus, siis ma ei olnud väga palju jooksnud ja siis ma täna jooksin ja see oli ikka päris raske. Oli raske, aga kas tahad järgmine aasta tagasi ka tulla? Kindlasti. Päris äge. Mis ägedat oli? Kus päris palju inimesi jooksis ja jah, nii. Mu sõbrad käivad ka ees, see on tore. Saab teha trenni ja niisugused asju. Tulge jooksma, saate medalit ja palju häid tutvusi. Koos lasteüritustega peeti Tartus Tähtvere spordipargis ka kõigile mõeldud 4,3 kilomeetri pikkune heateojooks, millest võttis osa 1073 osalejat ja sellega koguti 7820 eurot. Lõuna-Eesti reumahaigete laste ravi vesivõimlemise jaoks. Me tulime jooksma. Me tulime head tegema. Ja head tegema, jooksma ikkagi. Ukku ütles, tulge jooksma. Heategu tegema lihtsalt, et see on üks osa CrossFitist, et toetada abivajajaid lapsi ja kui see võimalus olemas on, miks mitte? Ilm on ilus ja tuleb teha see heategu. Selline oli eilne päev, ehk siis tegelikult Tartu jooksumaratoni üritust avapäev Tartus. Nüüd aga tagasi finišipaika Elva tervisespordikeskusesse, kus finišikoridoris on juba tagasi ka need, kes tund ja 1,5 minutit tagasi läksid 10 kilomeetri rajale ja tulevad ka need, kes siis võtsid kaasa kõnnikepid. Jälle mööda koduvälju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valju, süda lembed rahu täis. Möödas kõik, mis vähe tähtis, linna kärast vaba hing. Sirelõitega end ehtis, nähes küla vahel mind. Möödas kõik, mis vähe tähtis, linna kärast vaba hing. Sirelõitega end ehtis, nähes küla vahel mind. Pika jooksupäeva kokkuvõtteks. Tulemuse sai kirja ligi 4000 jooksjat ja kepikõndjat, täpsemalt 3859. Neist pikal distantsil 1848 jooksjat ja 270 kepikõndjat. Kui aga tõesti kogu nädalavahetusele joon alla tõmmata, siis liikumisrõõmu jätkus 9053 tublile spordiinimesele. Seda on 1000 võrra enam kui eelmisel aastal. Jälle mööda koduvälju, mõtteis pikkamisi käib. Väga hea ilm on super. Ideaalne. Ei, vihma võiks sadada. Tasanenud tuuled valjud, süda lembed rahu täis. Mina ja sport. Jälle mööda koduvälju, mõtteis pikkamisi käib. Naisele kaotsin juba, nii et
kõik on läinud. No lõpp paistab juba. Näita tõstke mitte üles. Tuuled valjud, südalembed rahutäi. Kuule päris hea, ma kartsin hullemat, et vihma ja muud asja tuleb, aga väga hea, õnnistati meid ilmaga. Kuule, rada ei olegi nii sopane, ma arvasin, et on palju hullem. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käi. Oi, hästi läheb ja häda midagi. Rahulikult lõpuni. Mis eesmärgi olete seadnud täna endale? No 7 minutit kilomeeter ikka. Tuuled valjud, südalembed rahutäis. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käi. Tasanenud tuuled valjud, südalembed rahutäis. Väga hea, natukene veel ja oleme lõpus. Palju puls oli praegu? 182. Peab natuke puhkama? Natukene, jah. Mina ja tahtejõud. Palju õnne emadepäeva puhul ja finišisse jõudmise puhul. Aitäh. Nüüd tuleb vist öelda, et väsinud, aga õnnelik. Väga õnnelik. Eesmärk oligi alla 3 tunni saada. See on ju selgelt saavutatud. Jaa, on. Millal siis järeltuli ja sülle pandi? Siin viimased paarsada meetrit küll. Ja siis sai ka lillekese. Jaa, väga tore. Et 3 lapse ema ja super. Jääb mahti ka harjutamas käia, ega päris ilma harjutamata ju ka ei saa? Ei saa. Aprillis oli 90 kilomeetrit jooksu, tuli pluss ratast paarsada kilomeetrit. Et ikka peab liikumisaasta ju ja et väga tore. Ja tore päev täna teil, kogu perel? Ikka. Nüüd lähme koju torti sööma. Isa käest tuleb kohe küsida, et kas nii pisikesele tüdrukule 10 kilomeetrit raskeks ei lähe? Nagu näha, minul läks raskeks. Et eks me vist natuke patustasime, alles hiljem sain teada, et ta vist paar aastat veel noorem, kui üldse korraldad teda näha tahaksid siin. Aga ega me ei kõndinud küll, jah. Aga kõige olulisem see, väsinud oled? Mitte eriti, natuke. Kui pikka jooksumaad sa varem oled jooksnud? Ma ei tea, 5. Nüüd siis see 10 ei ole ju palju, isaga koos. Olete siis teinud emadepäeva kingi, et olete ise jooksurajale tulnud? No ma loodan küll, ilma emata me nii palju siin joosta ei saakski. Nii väärtuslikku tagalaülemat ei ole enamikul. Nii et kindlasti ma loodan, et me tegime kahekesi väga toreda kingi. Vähemalt olen higistanud kõvasti. Ilusat emadepäeva. Mis sa emale kinkisid hommikul? Kaardi ja sirgendaja. Kellega sa koos jooksid? Algul ühe sõbrannaga, aga ta jäi praegult maha. Ta ei jaksanud enam joosta. Ja nüüd jääd finišisse sõbrannat ootama, jah? Ma ei tea, mul isa ka on jooksnud juba mööda, äkki ma otsin isa üles. Aga emadepäev on ju ikkagist? Ta teeb kepikõndi. Nii et kogu perega olete emadepäeva tähistamas ja sporti tegemas? Peaaegu mul on vend kodus. Tema ei jaksa tulla. Alustasin suure karuna. Lõpus lapsed kutsusid mind hiireks. Et võite ise järeldada, palju jäi kilomeetreid ja kilogramme sinna rajale. Aga väga tore. Oluline on see, et võitsin oma konkurente. Mis looma need konkurendid siis olid? Seal ma nägin, olid siuksed sipelgad, rohutirts ja kõrvits. Et peaasi, et neid sain võita. Hästi läks, näed. Jõudsime finišisse. Milles selline kostüümivalik? Ja küsimus, me ei ole siiani isegi välja suutnud mõelda, aga noh, kuidagi peab silma paistma. Kas see kostüümiga jooksmine on selline rituaal juba? Jaa, see on suisa esimest korda. On. Täiesti rituaal. Ma olen alati vaadanud ja imestanud neid, kes näiteks kaelkirjakud sõidavad pikka rattadistantsi, et nad peavad hirmus tugevad olema, et seda kõike välja taluda. Ma lihtsalt panin ennast nagu proovile. Aga palav ei ole sellises kostüümis või?
On. Soovime kõigile emadele head emadepäeva. Kas te seate mingi eesmärgi ka endale enne, kui jooksma lähete? No ikka. Esimene on kohe kindlasti, et lõpetada. See on põhiline. Ja teine on saavutada natukene parem aeg võib-olla kui mullu või enam-vähem niibe sinna poole. Kas seekord õnnestus? Natukene läks üle, natukene, väga vähe. Ma arvan, et õnnestunuks võib nimetada ikka. No, trenni on ka üldiselt vähem tehtud, sest veel aastal ju talve suusatamist praktiliselt jäid ära. See jättis kohe tühja koha. Nii et selles suhtes võib endale andeks anda seda natukest. Oi, kehvemini kui eelmine aasta, aga vähemalt jooksin kogu distantsi. 10 kilomeetrit ainult. Kas järgmine aasta läheb 23? Vaatame seda sügisel. Kas liikumise aasta on ka kuidagi motiveerinud rohkem sporti tegema? On küll, jah. Ja Facebookis on mingi kommuun, millega ma liitusin, et seal on ka selline, et maikuu on jooksukuu ja värki-särki. Kas see oli esimene suurem võistlus teil? Ei, eelmine aasta käisin ka siin samas ka 10 kilomeetrit jooksmas ja tavaliselt käin sügisjooksul ka, et vaatan, kuidas kevadel ja sügisel ajad on. Tegime kepikõndi, meil läks väga hästi. Me olime esmakordselt rajal või kepikõndi üldse tegemas, meil läks väga hästi. Kas te seadsite mingi eesmärgi ka endale tänaseks? Jaa, mõnuga läbi tulla. Kas see õnnestus? Täiega, me oleme täiesti tipus. Kas käite traditsiooniliselt juba siin? Teist aastat juba. Ja ka Tartust lühikene 10 kilomeetri kepikõnd on töökaaslastega plaanis teist korda läbi teha. Palju teid täna oli siin rajal? Täna oli rajal kepikõnnil 6 tükki ja jooksu lühikese distantsi oli veel 3-4 kolleegi tegemas. Ja palju teid täna on siin? 20 ja üks jooksis, ülejäänud tegid kepikõndi pikka distantsi. Ja kuidas rahule jäite? No, ilm on 5. aastat suhteliselt sarnane, et päike paistab ja meeleolu on hea ja inimesed on mõnusad ja super. Kas iga aasta läheb natuke lihtsamaks? Piisavalt lihtne iga aasta, jah. Head emadepäeva! Selline oli 32. Tartu jooksumaraton ja ilm pidas ka lõpuni ilusasti vastu. Halastas jooksjatel endal tore ja muidugi veel toredam neid siin finišis vastu võtta. Tartu neliküritus jätkub aga juba 3 nädala pärast Tartu rattaralliga 1. juunil. Ilusat spordisuve, ilusat liikumisaastat, kohtumiseni!